projekt on siis ruudirassid. Alustasin ma 26. veebruaril ja kestab see 100 päeva. Ehk siis 5. juuni on siis projekti viimane päev ja 6. juunil saab siis hakata nii-öelda kokkuvõtteid tegema vaikselt, et mis siis sai saavutatud, kas sai saavutatud ja nii edasi. Kus kohas tuli just see 100 päeva täpselt, miks see peab olema? Ma arvasin, et see 100 päeva on selline optimaalne aeg, et selle aja jooksul jõuab muutuda nii visuaalselt, füüsiliselt kui ka vaimses plaanis. Kui suureks väljakutseks sulle kui personaaltreenerile sai Helenaga koostöö? No Helenaga on olnud meil ikkagi hästi tore selles mõttes koos treenida, et ta on üpriski tublisti mul kohal käinud. Kuigi on tulnud ka tagasilööke just selle koha pealt, et on tulnud tihti haiguseid ette ja just niimoodi, et tuleb haigus ja ta tahab hästi ruttu trenni tagasi tulla, aga siis keha ei saa ennem terveks ja siis juba ongi, et see haigus nagu kuidagi tuleb hästi ruttu tagasi või tuleb juba uus haigus külge. Et siis selle võrra on meil ka trenne vähem, et nüüd on juba mõnda aega olnud selles mõttes just parem, et haiguseid ei ole olnud ja oleme saanud regulaarselt siis 3 korda nädalas koos treenida. Kui ma nüüd aus olen, siis näiteks 3 aastat tagasi täpselt samal ajal kaalusin ma 40 kilo vähem kui alustades. Ja kindlasti on soov sinna tagasi jõuda, kas just nüüd selle 100 päevaga, aga ma loodan, et siiski mingisugune suurem muutus juba toimub selle 100 päevaga. No tegelikult see on väga tänuväärne, et sa ka oma saavutusi väga ausalt jagad kõikide inimestega, et seetõttu ma arvan, et ei ole ka sinu käest nagu väga ülekohtune küsida, et kuidas sa üldse need 40 kilo endale siis juurde said või mis sai sinu puhul selleks komistuskiviks? Asi oli väga lihtne, emotsionaalne söömine. Et selle asemel, et enda emotsioonide ja tunnetega tegeleda, ma sisuliselt lihtsalt sõin need ära ja surusin need alla. Nii et kui sa rõõmustasid, siis sa premeerisid ennast söögiga ja kui kindlasti. Sa kurvastasid samamoodi? No kurvastades oli asi kõvasti hullem. Algkaaluks oli 102,5 kilo, ehk siis 3-kohaline number, mis ilmselgelt ei ole normaalne minu 1,65 m juures. Mida ma tegema hakkasin, on see, et ma teen 6 korda nädalas trenni. Üles ja alla. Iga kord, kui surud üles, pingutad tuharalihast hästi tugevalt kokku, korra isegi hoiad üleval. Mida siis Helena tegelikult jõusaalis teeb? Jõusaalis me alati alustame soendusega. Selle me teeme kardiomasina peale, see on keskmiselt siis 10 minutit. See ongi eesmärk, et keha saaks soojaks, et ei tekiks meil trenni käigus vigastusi. Siis hakkab meil harjutuste põhiosa ja ma valin sinna meie treeningkavasse hästi palju selliseid harjutusi, mis käiksid meil läbi kogu keha. Palju liigeseid oleks korraga töös ja et oleks ka trenni lõpus siis kaotatud kalorite hulk suurem. Kardiotrenn on selline trenn, kus ei tehta tegelikult lihasharjutusi. Pigem just viiakse pulss natuke kõrgemale, kuskil seal 130, 140, 150 on pulss. Ja kardiotreeningut ta teeb täitsa kodus, et tal on mingisugused zumba videod seal, tantsib ja see on väga efektiivne kardiotreening. Räägime natukene Helena toitumisest ka. Mida sa tema esialgsest kavast arvasid ja missuguseid muudatusi sa sisse viisid? Muudatusi oleme viinud ikkagi sisse palju, et ikkagi seda rämpstoitu vähemaks saada, kuna rämps enamasti koosneb meil just suhkru ja rasva kombinatsioonist. See on nii-öelda selline surmav kombinatsioon, sest see kõigile inimestele väga maitseb. Küll aga see meie kehale just eriti midagi head ei tee, pigem vastupidi, et just sellised toiduained menüüst pigem siis välistada ja tuua sisse just rohkem ikkagi köögivilju, valguallikana siis kalaliha kindlasti ja tatart näiteks süsivesikute allikana. Lisaks veel vältida sellist valget riisi selle asemel, et ta sööks pruuni täisterariisi ja pastat võiks siis ka vältida pigem. Söömise poole pealt loobusin suhkrust, nisujahust, piimatoodetest, nendest täielikult. Miks sa piimatoodetest loobusid? Piimatoodetega on tegelikult see asi, et kuna mul on laktoositalumatus,
siis ma tahtsin anda kehale natukene puhkust, et ka kehale teatav restart anda nii-öelda. Kuidas siis oma magusaisu tegelikult ma ei tea, rahustada või ära nullida, sest ma usun, et see ikka aeg-ajalt ju tekib. Päris ära nullida, ma arvan, et see ei olegi võimalik, et ükskõik millise kehakaaluga inimesed oleme, isegi minul endal tekib ikkagi ka aeg-ajalt magusaisu. Mida mina teen, on see, et näiteks kui mul tekibki šokolaadiisu, ma võtan ja eelistan pigem näiteks valgubatooni, kuna seal valgubatoonis on süsivesikut ilmselgelt vähem, valku rohkem, see täidab mu kõhtu ka paremini. Samas need on väga magusad ja võtavad selle magusaisu hästi ära. Ka kõige eeskujulikumad kaalulangetajad võib aeg-ajalt tabada tagasilöök, kus kaalunumber püsib jonnakalt paigal või rühib isegi ülespoole. Eile hommikul ma tahtsin kaaluaknast välja visata. Mis siis juhtus? Näitas 10 kilo rohkem või? Ei, ainult 400 grammi näitas rohkem, aga see oli piisav. Et jah, päris tigedaks mitmeks tunniks teha ja hommik ära rikkuda. Inimesed tahavad alati kõike kiiresti, eks ju, aga see on täiesti normaalne, et tekib ka nii-öelda selline platoofaas, kus siis kaal ei tõuse ega lange ja sellest tuleb lihtsalt kuidagi üle saada. Alati võib proovida, et esialgu jäetakse kõik see treeningkava, jäetakse toitumiskava samaks ja vaadata, kas nädalaga ikkagi midagi hakkab muutuma. Kui tõesti ei muutu, siis tuleks viia muudatusi sisse kas siis treeningkavasse või siis toitumiskavasse. Mis sa arvad, missuguste tulemusteni sa jõuad siis, kui see blogi lukku läheb? Või milline sa siis oled? Eks mul mingisugune visioon ja pilt silme ees on kindlasti olemas. Mingisugune nii-öelda soovunelm, mis on seotud ka natukene reaalsusega, et mida võiks saavutada selle ajaga. Aga ma arvan, et seda, mis siis saanud on ja kas ma sellega rahul olen ja kas ma ootasin seda, mis sai saavutatud, seda me peame uuesti rääkima siis, kui see väljakutse on siis lukku pandud. Ütleme nii, et 100 päevaga kindlasti mingi kaalulangus toimub, aga kindlasti ta ei saavuta selle ajaga ikkagi oma seda ideaalkaalu, kus ta tahaks olla, et see periood jääb ikkagi selle jaoks, ma arvan, liiga lühikeseks. Et ei tasuks ka võtta omale ebarealistlikke eesmärke, ootusi, sest muidu see võib väga tekitada stressi, kui need ei täitu. Tuleb 4, 3, 2 ja tehtud tubli. Nii, kõik. Ma usun, et see 100 päeva annab ikkagi sellise tõuke ja uue alguse just elustiili muutusele. Et inimene harjub selle ajaga sellega nii ära, et sa teedki ise süüa nullist, sööd neid asju, mis on siis tervislikud, eks ole, mitte ei toitu igast suvalisest asjast, mis ette jääb, kätte jääb. Ja kindlasti jätkama trennis käimist, sest endalegi üllatuseks trennis käima mulle meeldib.